Kui LAS-failid on kätte saadud, avan programmi nimega Autodesk Recap, kus ma loon siis uue projekti ja annan selle siis nimetuse. Ning lisan siia siis juba failid, mille ma parasjagu olen lahti pakkinud. Failide import võtab mõnevõrra aega, kuid see protsess on üsna kiire. Kui punktipilv on alla laetud, siis on võimalik Recap tarkvaras juba vaadata, millega on tegemist ja kasutada siin siis ka mõningaid töövahendeid, et näiteks punktipilve siis kohendada. Andmete eksportimiseks Autodesk Recapist on siis võimalik eksportida kogu faili sisu, mis on parasjagu nähtaval, või siis kasutada sellist limit box'i, millega teil on võimalik siis jätta nähtavale ainult see ala, mis teile parasjagu siis huvi pakub. Kui olete sobiva ala välja valinud, siis saab valida eksport faili. Kui punktipilv on Autodesk Recap tarkvaraga töödeldud ning salvestatud RCS või siis RCP fail, olen avanud AutoCAD Civil 3D keskkonna ning toon selle punktipilve faili nüüd insert ribalt attach nupuga siis juba siia AutoCAD keskkonda. Avades punktipilve faili, juhin tähelepanu, et siis see peab olema lülitatud siis riistvara tugi, ehk siis Hardware Acceleration peab kindlasti olema aktiveeritud. Ja siin on siis juba võimalik samamoodi punktipilve vaadelda ühtepidi ja teistpidi. Aga kui meil on eesmärk sellest punktipilvest jõuda siis pinnamudelini, siis kasutan veel lisaks sellist AutoCAD Civil 3D funktsionaalsust, mis siis on paigutatud taskpane aknale. Selle saab avada käsuga map 2V space. Ning siin on võimalik siis sisse toodud punktipilv valimisse võtta ning rakendada siis filter, mis siis jätab punktipilvest nähtavale ainult maapinna punktid, ehk siis kõik haljastus ning hoone punktid suletakse. Ja tulemuseks on siis näha, et tekib selline ainult maapinna punktidest koosnev punktipilv. Ja seda punktipilve on siis juba võimalik kasutada Civil 3D Surface mudeli tegemiseks. Selleks kasutan siis siit erinevat dialoogakent. Rakendan vajalikud stiilid. Näen ka siis, kui palju punkte parasjagu kaasatakse selle pinnamudeli tegemisele, vastavalt vajadusele, kui täpselt pinnamudelit teil vaja on saada. Ei soovi rohkem filtreid rakendada ja koostan pinnamudeli. Jällegi taamal või siis taustal toimuvad protsessid annavad teile märku, kui pinnamudel on valmis ja te saate seda edasi kasutada. Nii, kui pinnamudel on valmis, siis sellest annab teile märku dialoogaken all paremas nurgas ja Toolspace aknasse tekib ka siia siis teie poolt loodud pinnamudel. Pinnamudelil parem klahv Surface Properties saate siis ka statistika alameatusest ülevaate, kui palju punkte või kolmnurki ja mis kõrgusvahemikes pinnamudeliga täpsemalt tegemist on.